Ja tervist! Eetris on Sünaps. See on Tervisemuuseumi podcast, milles räägime lugusid inimkehast, meditsiiniajaloost ja kultuuriloost. Täna on rõhk rohkem suunatud ajaloole. Me salvestame seda lugu ajal, mil Euroopas toimub sõda. Venemaa väed on rünnanud järjepidevalt Ukrainat, on sõja 22. päev, sel ajal, kui me selle salvestame. Ja siit lähtuvalt tekkis mõte rääkida ka meie oma vabadussõjast. Ja minuga koos seda teemat aitab avada meie teadur, kuraator Anna Rinaldo. Tere! Tere, Kent! Mis sõda see vabadussõda meie jaoks oli ja milline oli olukord enne sõda? Kui me üldse räägime sõdadest, siis hästi tihti me näeme neid selliseid suuri ja hästi olulisi sündmusi meedias ja võib-olla natukene tahapoole jäävad sellised asjad, mis tegelikult ka aitavad seda sõda organiseerida, sellel sõjal toimida, mis on selles mõttes tagala, mis on igasugused abiorganisatsioonid, aga mis on ka selles mõttes hästi-hästi oluline täpselt selline meditsiiniabi tagamise üksused sõjas, et ma arvan, et me oleme siin selle teemaga õigel ajal õiges kohas, et vaadata, kuidas see kõik toimus meie enda vabaduse sõjas. Ja nagu me kõik väga hästi teame, sellest on juba möödas üle 100 aasta. Novembri algupoolel siis lõppes esimene maailmasõda, mis Eesti jaoks tähendas seda, et Saksa väed hakkasid Eestist lahkuma ja võimule tuli ajutine valitsus ja see olustik, kus ajutine valitsus siis toimetama hakkas, oli siis selline, et näiteks kui Saksa vägedelt võeti üle Tallinna linna viljavarud, siis seda vilja jagus täpselt 2 päevaks. Linnades oli valitsemas sisuliselt nälg, juba aastaid oli valitsenud suur tarbekaupade puudus, mis tähendas seda, et puudus oli täiesti elementaarsetest asjadest nagu jalanõud, riided ja isegi kui mingisuguseid kaupu liikus ja levis, siis näiteks on teada, et kui Saksamaalt hakkas turule saabuma esimene riidekaup, siis see niidi kvaliteet, millega need riided olid tehtud, oli lihtsalt nii kehv, et riided lagunesid seljas laiali. Tööpuudus oli hästi suur. Inimesed olid suhteliselt ühest küljest võib-olla pessimistlikult meelestatud, teisest küljest hästi apaatsed, valitses selline suur sõjatüdimus, sest ikkagi esimene maailmasõda oli juba mitu aastat kestnud. Ja ikkagi ka hirm, sest et me olime ju siiani olnud suure Venemaa väike osa ja kasvanud sellest teadmises, et Venemaa on võimas, et Venemaa on võitmatu ja nüüd äkki siis ähvardas oht sattuda sõjalisse konflikti selle suure Venemaaga. Ja novembri lõpus see siis reaalsuseks saigi, et see sõjaoht hakkas tulema üle piiri. Narva alt tulevad siis väed, Punaarmee väed meie Eestisse. Kas me olime mingilgi määral selleks valmis? Mis seisus oli meie meditsiinisüsteem? No lihtne vastus on see, et ei, me ei olnud valmis. See taust on tegelikult päris nutune, ütleme siis niimoodi. Me teame seda, et kui ühiskonnas laiemalt valitses nälg ja tarbekaupade puudus, siis see kaldus nii-öelda igasse eluvaldkonda. Kui Narva alt lahingust haavatuid juba saabub, siis samal ajal organiseeritakse Tallinnas alles sõjaväe tervishoiu valitsust. Ja paberil siis sõjaväe tervishoiu valitsus allub otse sõjavägede peastaabile, Laidonärile, aga see on paberil. Reaalsus oli hoopis midagi muud. Reaalsus oli see, et taganevad sakslased võtsid endaga kaasa absoluutselt kõike, mida kaasa võtta andis. Seal hulgas meditsiinitarvikuid, haiglate sisustust. Mul on jäänud mälestustest meelde, kuidas kaasa ei võetud ainult raudvoodeid, sest neid oli liiga raske tassida. Haiglad olid tihti täiesti tühjad, segi pekstud. Juhkentali haigla õuest näiteks keriti kaasa elektripostide vahelt elektrikaabel. Ühesõnaga, see valmisolek haavatuid vastu võtta oli tegelikult olematu ja sellest sai väga hästi aru ka ajutine valitsus. Ja samas selles mõttes seda organiseerima hakata ajutisel valitsusel endal oli peavõimatu, sest tal oli nii palju teisi ülesandeid, millega tegeleda. Sellest aru saades kutsus ajutine valitsus Estonia kontserdisaali kokku suure rahvakoosoleku, kus öeldigi ilusti välja, et me ei tule kõikide ülesannetega ise toime ja hakati siis välja pakkuma erinevaid ideid, kuidas seda lahendada ja seal samas lepiti kokku, et luuakse selline suur katuseorganisatsioon
mis on selline abiorganisatsioon, mis hakkab täitma mõningaid muidu, ütleme siis mingitele riigiministeeriumitele kuuluvaid ülesandeid ja selle organisatsiooni nimeks sai siis ühistöö. Üheks ühistöö ülesandeks sai siis hakata pakkuma tuge sõjaväe tervishoiu valitsusele. Ja see tugi seisnes siis selles, et ühistöö vabatahtlikud inimesed, tudengid, õpetajad, pereemad, ükskõik kes tahtis, kes hakkasid siis korda seadma haiglaid, neid reaalselt koristama, remontima, koguma nende sisustust, selleks korraldati üleriigilisi suuri korjandusi, sest et vaja oli absoluutselt kõik, et me ei räägi siin ainult vooditest või meditsiinitarvikutest või mingitest arstiinstrumentidest, me räägime lusikatest, voodipesust, küttepuudest ja kõike seda hakati siis tasapisi koguma, samal ajal paralleelselt siis remonditi neid hooneid ja kui need hakkasid valmis saama, siis ühistöö üheks ülesandeks oli siis ka haavatute evakuatsioon rongijaamadest nendesse valmis seatud haiglatesse. Sõjaväe tervishoiuorganisatsiooni siis enda rolliks sai see haavatute transport lahinguväljalt tagalasse, kus siis ühistöö inimesed nad üle võtsid, et siis selline skeem, et ütleme, et sisuliselt siis poolt seda tööd haldas selline vabatahtlike organisatsioon. Et küsimus, kas me olime selleks valmis, ei, me ei olnud selleks valmis, aga tegelikult loodi väga kiirelt, väga toimiv süsteem, kuidas sellega hakkama saada. Kuidas see hierarhia seal siis jooksis, et ma saan aru, et üks asi on see, kes ravib lahinguväljal, kui meil on vigastus, siis on vaja haavatud haiged, on vaja kuhugi viia, seal nendega tegeleda, vastu võtta, võib-olla suunata veel edasi. Kuidas see käis, kes need inimesed olid? Sõjaajaloos siis seda nimetatakse, kuidas haavatu liigub haiglani, nimetatakse evakuatsiooniteeks, et kui sõdur saab lahinguväljal haavata, kui ta on võrdlemisi kergelt haavatud, siis on eeldus ja lootus, et ta saab ise sealt lahinguväljalt ära, roomab sealt kusagile tagalasse peitu. Kui ei, siis esimene tema nii-öelda niisugune abi on siis, neid nimetati roodusanitarideks. Need olid siis need mehed, kes tõidki lahinguväljalt haavatuid ära. Sanitarideks määrati mehi sõdurite hulgast. On kuulda olnud sellist probleemi, et sõjaväe tervishoiu valitsus süüdistas siis rindel üksusi, et sanitarideks määrati oimetuid ja võimetuid, kes oma tööülesannetega väga hästi hakkama ei saanud, aga ilmselgelt keegi ei tahtnud head ja tugevat ja tublit sõdurit ära anda, et teda sanitariks määrata. Sanitar siis viis selle haavatud mehe kõigepealt kuskil 1-2 kilomeeter eemal olevasse sidumispunkti, seda nimetati eelsidumispunktis, kus ta sai sellist esmast abi, kus vaadati üle, kui ohtlik on tema olukord. Sealt edasi kuskil 10-12 kilomeetrit eemal oli peasidumispunkt, kui oli võimalik, siis see oli tihti kuskil raudteejaama läheduses, et oleks võimalik seal raudteejaamas panna haavatud juba sanitaarrongi peale. Üldjuhul selles mõttes, et nendes raudteejaamades olid ka toitlustuspunktid, mis tähendas seda, et see oli selline 2-1, et avatute eest hoolitseti, neid toitlustati, kuni siis selle hetkeni, kuni neid sai panna sanitaarvagunisse ja saata nad kuskile suuremasse linna haiglasse. Võib-olla siin on hea koht rääkida ka sellest transpordist üldse, et sanitarid, kes neid haavatuid transportisid, tihtipeale nii-öelda transportisid neid ikkagi kas siis täiesti kanderaamil või siis selliste olemasolevate vahenditega nagu talumeestelt laenatud vankrid ja reed, sest transpordi probleem oli väga suur. Samamoodi oli probleem nende samade sanitaarvagunitega, mis esialgu olid tehtud lihtsalt tavalistest vagunitest, kuhu olid siis sisse löödud sellised narid või sellised lavatsid. Hiljem neid ilusti sätiti paremini, värviti valgeks ja kuidagi, aga päris alguses nad olid sisuliselt lihtsalt, et täita mingit sellist kiiret vajadust. Ja Eestil sanitaarronge endal ei olnud, olidki lihtsalt vagunid, seda vagunit oli hästi hea panna lihtsalt
ükskõik millise rongi sappa, et siis ta liikus lihtsalt kiiremini, et sõdur ei pidanud liiga kaua ootama seda aega, et ta saaks haiglasse ja üldjuhul on öeldud, et sõdur jõudis kuskil kas samal päeval lahinguväljalt haiglasse või siis äärmisel juhul järgmiseks päevaks, et see oli tegelikult hästi kiire ja efektiivne, kuidas see evakuatsioonitee toimis. Ja siis ütleme, suuremas linnas olid siis vastu võtmas neid haavatuid vabatahtlikud ja meditsiinipersonal. On näiteks mälestustes kirjas, et Balti jaamas siis ootasid neid haavatute ronge. On öeldud, et esimesele rongile oli appi tulnud rohkem vabatahtlikke, kui oli haavatuid. Hiljem siis loodi sellised graafikud, et kuskil 10 inimest oli korraga seal siis neid haavatuid ootamas ja kui oli teada, et haavatute rong saabub, siis sätiti valmis kanderaamid, tehti valmis tee ja ka seal veel näiteks Tallinna linnas sees on teada, et esialgu viidi sealt Balti jaamast haiglatesse laiali haavatuid kanderaamidel, et alles mingi aja pärast suudeti siis organiseerida mingisugused autod, millega hakati seda transporti korraldama, nii et sa võid ette kujutada, kuidas need siis ööhakul need kanderaamid niimoodi mööda tänavaid vaikselt läksid, sest et oli ju valitses liikumise keeld, tänavad olid kõik tühjad ja siis need kanderaamidega inimesed liiguvad seal pimedatel tänavatel. Johanna Päts on oma meenutustes kirjutanud, kuidas oli pühade aeg, jõulud, aastavahetus ja kuidas Johanna Päts oli Voldemar Pätsi naine ja Voldemar Päts oli siis Konstantin Pätsi vend, eks nad olid sellised hästi nagu sotsiaalselt aktiivsed inimesed ja nemad olid siis Johanna Päts ja Voldemar Päts olid ühistööhed loojad ise ja ka hästi aktiivsed osalejad selle organisatsiooni töös ja tema on meenutanud, kuidas nad siis pühade ajal istusid seal tudengitega koos ja lugesid seal üksteisele ette raamatutest mingeid lugusid, et aega veeta ja ootasid siis neid haavatute ronge. Aga et kes need inimesed olid võib-olla selles mõttes, et need arstid ja muu meditsiinipersonal, et laias laastus võib-olla võib jagada neid, olid arstid, olid velskrid, olid meditsiiniõed, samas sinna meditsiinipersonali hulka loeti veel apteekreid, et kuskil 1300 inimest arvatakse osales siis Vabadussõjas meditsiinipersonali, arste neist kuskil 212, kellest 8 olid naised. Arstide kohta võib-olla niimoodi öelda, et suur osa olid neist lõpetanud Tartu Ülikooli, mingi osa olid neist lõpetanud Peterburi keiserliku sõjameditsiini akadeemia ja siis sealt veel edasi mingisuguseid teisi Euroopa koole. Ja kuskil 55% arstidest olid eestlased, 25% sakslased ja siis sealt edasi tulid kuskil circa 10% venelasi, aga oli ka juute ja muust rahvusest arste. Võib-olla oluline on siinkohal ära märkida ikkagi ka mitte ainult nende arstide olulisust, sest et ilmselgelt arst on nagu hästi oluline oma teadmistega, aga kuna arste oli vähe, siis tegelikult hästi oluline roll Eesti Vabadussõjas oli ikkagi ka velskritel ja velsker oli siis selline, kas ta oli saanud sellise velskri hariduse juba eelnevalt, enne sõda, näiteks Venemaal mingisugused koolitused läbinud, ta oli kas Tartu Ülikooli tudeng, kes oli juba selline vanema kursuse tudeng, või siis inimesed, kes läbisid sõja ajal korraldatud velskrite kursused. Et see oli lihtsalt selline vajadus, kuna arste ei jagunud, siis üritati nii kiiresti kui võimalik luua nii-öelda selles mõttes sellist järgmist võimalust, et oleks olemas mingid inimesed, kellel on mingigi meditsiiniharidus ja nendeks said siis velskrid ja loomulikult meditsiiniõed, et nemad olid siis selline arstide taustajõud, aga kindlasti mitte vähem olulised meditsiiniabi tagamisel. Hästi oluline on võib-olla mainida ikkagi ka seda vabatahtlike arstide rolli Vabadussõjas, mis andis nendele tavaarstidele sellist tunnet, et me kõik seisame ühtse asja eest, sest et ega see innukus ju vabatahtlikuna sõjaväkke astuda ei olnud suur, isegi mitte sõdurite hulgas, sest nagu ma eelnevalt mainisin, et see sõjatüdimus ja see hirm Venemaa ees ja samamoodi oli see arstidega. Arstidele kuulutati välja mobilisatsioon, täpselt nii nagu sõduritelegi ja esimene mobilisatsioon oli jaanuaris, teine kohe veebruaris, et sellest on nagu näha, et kokku lihtsalt ei tulnud piisavalt arste ja see siis muudeti ka kohtulikult karistatavaks, kui sa ei ilmunud kohale.
ja ikkagi need, kes siis täitsid oma kohust ja ilmusid kohale, kellele määrati positsioon, said hästi palju inspiratsiooni just selliste kuulsate arstide vabatahtlikult sõjaväeteenistusse tulemisest, et me teame, et näiteks Koidula vend Eugen Jansen oli üks nendest, kes vabatahtlikult oma abi pakkus. Konstantin Konik ise, kes oli selles mõttes, et ikkagi ülituntud tegija sellel ajal Eesti meditsiinimaastikul ja võib-olla arstidele endale hästi oluline ikkagi see legendaarne Tartu kirurg Maximilian Friedrich Werner Soege von Manteuffel, kes arvatavasti oli enamuse Tartu Ülikoolis õppinud arstide õppejõud olnud, mis ikkagi selles mõttes, et võis tekitada sellise tunde, et me ajame koos nii-öelda õiget asja. Manteuffel oli ju ka see, kes propageeris väga hügieeni ja hilisemalt ka kindaid operatsioonidele. Mis seis oli meil hügieniga nüüd Vabadussõjas? Ja Manteuffel oli küll see mees, täitsa õige. Hügieniga, nagu ma siin juba taustaks rääkisin, et tegelikult tehti seda, mida teha andis. Ja kui me siin räägime alguses sellest, et meil olid haiglates tihti alles ainult 4 seina ja puruks pekstud akendest puhus sisse tuul, siis need esimesed sõdurid, kes kohale jõudsid, lebasid kuskil nurgas oma üleriiete peal, siis mis hügienist me tegelikult räägime? Loomulikult nii, nagu läks aeg edasi, nii kuidas õnnestus hakata haiglaid sisustama, läksid need ka nõuded suuremaks. Samas ikkagi selline meditsiinitarvikute puudus tähendas seda, et alguskuudel ikkagi näiteks sidemeid taaskasutati, neid pesti, steriliseeriti, sest lihtsalt uut ei tulnud peale. Ja samamoodi haiglahügeeniga oli ikkagi probleeme, et on siin teada, et kui Laidoner käis Tallinna sõjaväehaiglaid kontrollimas, siis märkis ta ikkagi eraldi ära selle, et hügeeniga ei ole kõik korras ja keskis seal teatud parandusi teha. Aga jah, ütleme selles mõttes, et eriti just selles haavatu ja ka tegelikult haige, meil oli ju ikkagi sõjaväes ka selles mõttes, et teine probleem oli mitte ainult haavatud, vaid ka haiged, see esialgne osa enne, kui ta jõudis haiglasse, ütleme siis, ei vastanud kindlasti väga standarditele. Sõda on üks suur segadus, ja küll üks asi on need kuulihaavad, juhtub ju väga erinevaid õnnetusi, lisaks nendele, mis lahinguväljadel toimuvad, samuti levivad seal erinevad haigused, taudid ja tõved. Räägime natuke ka suremusest ja mida need andmed meile näitavad. Jaa, sul on täiesti õigus, eriti kui me räägime sellistest, ütleme siis teise maailmasõja eelsetest sõdadest, siis nendes sõdades üldjuhul alati on haigused nõudnud rohkem elusid kui sõda ise. Lihtsalt see on ka selline hästi soodne pinnas haiguste levimiseks, palju inimesi koos, hästi ebasanitaarsetes oludes, täid, tihtipeale ka siis siuke madal immuunsüsteem, sest mehed on külmetanud, võib-olla mitte kõige paremini toidetud ja nii edasi. Võib-olla selline hästi hea näide selle kohta on, et Krimmi sõjas oli Prantsuse poole peal siis kuskil 10 000 inimest suri lahingus või haavadesse, aga 60 000 inimest suri haigustesse. Et see võrdlus lihtsalt on nii tohutu. Ja selles konkreetses sõjas, siis Krimmi sõjas oli selliseks, oli teisi haigusi ka, aga see põhiline tapja oli siis selline haigus nagu tähniline tüüfus. Ja Krimmi sõda, 19. sajandi keskpaik ja siis 60-70 aastat hiljem, Eesti Vabadussõda, sama probleem, sama haigus, et ka Eesti Vabadussõja üks selline nii-öelda suur haigus, mis kimbutas, oli tähniline tüüfus. Selline hästi ebameeldiv haigus, ühest küljest on ta nagu gripp, sul on kõrge palavik, sul valutavad kõik lihased, sa oled hästi nõrk, teisest küljest on ta natukene selline, nagu rahvakeeli öeldakse, kõhugripp, sa oksendad, kõht on lahti, siis see sõna tähniline tuleb sealt see, et sa saad sellise lööbe hästi ebameeldivat, ühesõnaga ta on hästi ebameeldiv haigus. Kõigele lisaks võib ta lõppeda hästi raske kopsupõletikuga, me teame, et kopsupõlet eriti sellistes oludes, kus sa oled niigi väga kehvades elutingimustes, võib-olla eluohtlik, ühesõnaga hästi keeruline haigus ja seda haigust levitavad täid. Ja siis selles situatsioonis palju
pesemata mehi, need täid ju levivad nagu kulutuli. Kuidas seda siis kõike ohjeldada? Eesti aladel siis loodi selline huvitav saunarongide süsteem. Ehitati spetsiaalselt sellised rongid, mis olidki mõeldud selleks, et väeosad saaksid ennast pesta ja neid täisid tappa. See rong oli siis kuidagi niimoodi üles ehitatud, et ühes vagunis võtad riidest lahti, teises on leiliruum, kolmandas on pesuruum, neljandas siis seal kuidagi tapeti neid täisid ja siis viimases vagunis tulid välja ja olid puhas ja täivaba. Ja tegelikult seda saunarongi lasti lisaks sellele, et ta hästi tihedalt ja tublisti käis väeosades, selline tingimus oli, et iga mees peab saama korra nädalas sauna. Aga seda lasti ka sellel hetkel, kui seal vahepeal korraks see tehniline tüüfus ka Tallinnat ohustas, seda kasutati ikkagi ka täiesti inimestel, kellel ei olnud kodus pesemisvõimalusi, Tallinnas ka inimesed said seda kasutada. Ja mis võib-olla selles mõttes, et kõik, kes vabadussõda natukene rohkem on uurinud, teavad, et me ei saa üle ega ümber sellest loodearmee suurest tehnilise tüüfuse puhangust. Et kes mäletab neid pilte, siis loodearmee Narva all siis neid haigestunuid ja surnuid, siis mingi hetk oli tõesti nii palju, et on räägitud, et lõpuks lihtsalt neid polnud enam inimesi, kes neid surnuid oleks matnud, sest et neil ei olnud seal neid hügieenitingimusi, mis oleks kuidagi aidanud seda puhangut ära hoida. See kuidagi levis ka Tallinnasse, siis Tallinnas Kopli poolsaar pandi mingiks ajaks karantiini. Õnneks õnnestus see ikkagi niimoodi lahendada, et peamiselt jäi ikkagi tehniline tüüfus selliseks Viru rinde probleemiks, et ütleme, et Lõuna-Eestis statistika järgi olid ainult mõned üksikud nakatunud, et aga see oleks võinud lõppeda palju, palju kurvemalt. Kas on meil mingit võimalust ka hinnata, et kuidas see meditsiinisüsteem siis ikkagi toimis? Kuidas omas ajas seda hinnati? Kuidas ta meile distantsilt tundub? Jaa, omas ajas oli selleks nii-öelda kvaliteedi näitajaks peetakse sõjas haavata saanute ja haigete surevuse protsenti. Võib-olla lihtsalt üks selline lihtne võrdlus, et kui esimeses maailmasõjas oli sakslastel see surevuse protsent 3%, siis eestlastel vabadussõjas oli see 3,1%. Nii et ütleme nende numbrite järgi, võiksime öelda, et saadi hakkama väga hästi. Ja ka kui lugeda selliseid vabadussõja järel välja antuid kogumikke, siis see on ikkagi selline suur üksteise õnnitlemiste ja ovatsioonide rida. Ma võin siin võib-olla ääremärkusena öelda, et see protsent, kuigi ilmselgelt me võimegi öelda, et saadi olusid arvestades väga hästi hakkama, aga siin selle protsendi juures on arvestatud ka tollel hetkel teada olevat surnute arvu, et see arv selles mõttes, et lihtsalt nagu selles mõttes, et on aastatega kogu aeg muutunud ja selles mõttes, et tänase päevani tegelikult me ei ole nagu kindlad, mis see täpne arv on, kui palju inimesi vabadussõjas hukkus. Aga sellest hoolimata see protsent isegi, kui ta nüüd natukene tõuseks, oli ikkagi nagu väga-väga-väga hea saavutus. Ja võib-olla kui korraks mõelda selle peale, et miks sellega nii hästi hakkama saadi, siis siin on kindlasti mitu faktorit, et ühest küljest ma arvan, üks väga oluline argument, mis tuleb välja tuua, on see, et õnneks või kahjuks, selles mõttes sõda on ju alati raske, väga paljudel arstidel, kes sõjas osalesid, oli juba eelnev sõjakogemus, mis tähendas seda, et nad olid osalenud paljud nii või teisiti esimeses maailmasõjas, aga võib-olla ka Vene-Jaapani sõjas. Me näiteks teame, et Manteuffel ise osales Vene-Jaapani sõjas, Konikul olid aktiivsed sõjakogemused, hilisem sõjaväetervishoiu valitsuse juht Artur Lossmann oli ise sõjakogemusega ja lisaks sellele olid need mehed ka ühiskondlikult hästi aktiivsed inimesed, nad olid väga paljude erinevate organisatsioonide liikmed, mis tähendas seda, et nad olid hästi aktiivsed sellised organiseerijad, ehk siis see sõjaväetervishoiu valitsus, see tugevus kasvas välja just hästi tugevast administratsioonist ja see oli võimalik lihtsalt tänu sellele, et nendel meestel oli juba päris hea nii-öelda baaskogemus.
ja võib-olla kindlasti siin mängivad hästi suurt rolli veel see, et meil oli ülikool, meil oli haridusasutus, kus sai juurde värvata arstitudengeid, kes olid kohe varmalt valmis korraldama meditsiiniõdede ja veltskrite koolitusi ja kindlasti ei tohiks alahinnata seda sama vabatahtlike rolli, seda ühistöö rolli, mis tegelikult sisuliselt ikkagi võttis eriti sõja alguskuudel enda kanda väga suure osa sellest meditsiiniabi tagamisest. Meil oli inimesi, kellel oli hea põhi all ja oli suur hulk inimesi, keda siis elu õpetas vastavalt vajadusele. Ja ma ise olen mõelnud ikkagi palju ka seda, et kui tihti mängib ajaloos rolli selline õige inimene õige koha peal õiges ajas. Kui võtta see sama Artur Losman, siis tema ju ise sattus kuidagi läbi, esimene maailmasõda oli lõppenud, ta oli ise kuskil teistes riikides, üritas Eestisse jõuda, jõudis vist siin, ma ei mäleta, kas veebruaris millalgi Eestisse ja just see, et näiteks tema määrati tervishoiuvalitsuse juhiks, et ma tean, et tema suutis mõelda kuni selle tasemeni, et enda peas hästi palju analüüsis seda, et keda näiteks panna mingisuguse suure sõjaväehaigla peaarstiks. Tema näiteks alati tõi selle näite, et haigla juhtimine on isegi rahuajal üliraske, et sa pead olema hästi-hästi tugev juht, aga sõja ajal on see, sa vajad nagu täiesti ekstra kvaliteeti inimesena ja ta siis valis neid peaarste kuidagi niimoodi, et ta vaatas, kellel on seal mis haridus, mis kogemus, mis keeli oskab, aga näiteks täpselt ei mäleta, mis haigla peaarsti ta niimoodi valis, aga siis ta otsustas, sellel on seal Valgamaal hästi suur talu pidamine nõuab hästi tugevat administratsioonioskust, et ma valin tema, et just selline võime laiemalt mõelda, lõppkokkuvõttes selles mõttes on ikkagi väga paljud asjad ajaloos ikkagi juhus, see, et satub õige inimene õigel ajal õigesse kohta, et see on hästi huvitav. Küsiks veel sellise järelravi kohta ka, et oskad sa pisut seda kommenteerida, et hea küll sõda sai läbi, aga vigastused ju paljudele jäid? Jaa, ilmselgelt. Nii nagu on palju räägitud teise maailmasõja aegsest meditsiinist, siis tegelikult ka Eesti arstid ja meditsiinisüsteem õppis väga palju vabadussõjast, ütleme siis sellest kogemusest. Ja juba sellel ajal, kui sõda käis, hakati pidama selliseid arstide konverentse, nad hästi palju salvestasid oma materjale, igasuguseid haigusjuhtusid ja tegelesid ilmselgelt siis ka peale sõja lõppu selle teemaga edasi. On teada, et ütleme siis, kui sõda lõppes, siis ja ka sõja ajal juba, ütleme näiteks, kui haavatud sõdur oli haiglas, siis tema järelravi tihtipeale oli mingites sanatooriumites. Neid sanatooriumeid hakati tegema, ütleme, sa tead ka, mis on täna sellised tuntud sanatooriumilinnad, Haapsallu, Kuressaarde, ja sealt algas ka selline raviprotseduuride, järelraviprotseduuride selline kasutuselevõtt suures osas lihtsalt sellepärast, et ka tihtipeale sellised sõjahaavad ja sellised tüsistused teevad hästi pikalt hiljem valu, nad võivad valutada aastaid. Igasugused sellised valuleevendusprotseduurid, igasugused massaažid, mudamähised, mudavannid, selles mõttes, et need olid need, mida siis hiljem kasutati ja milleks siis, ütleme siis nendel sõduritel, kes olid sõjas teeninud, hiljem oli igakülgne õigus, ja samamoodi ka see ei pidanud olema füüsiliselt nii-öelda viga saanud, aga seal sanatooriumis olid ka siis inimesed, kes olid nii-öelda võib-olla mingisuguste närvikahjustustega või tänapäeval me siis nimetame seda selliseks posttraumaatilise stressihäireks, aga nagu hästi paljud asjad Eesti ajaloos, et ega selle teemaga ei ole liiga palju tegeletud, et mis nendest sõduritest siis peale sõda edasi sai. Samamoodi see psühholoogiline abi, psühholoogiline nõustamine, saan ma õigesti aru, et see on võrdlemisi uurimata ala, me ei tea sellest väga palju? Jaa, vähemalt minu teadmiste baasil mina ei tea, et Eesti ajaloolased oleks selle teemaga tegelenud ja see on ka üks asi, mis minu jaoks on hästi-hästi huvitav, sest et üha enam siin viimastel aastakümnetel Euroopas ja mujal maailmas on ju läinud kas just populaarseks, aga ütleme siis on ajaloo uurimine jõudnud sinnamaani, et enam ei tegeleta ainult selliste suurte teemadega, et sõda on selline hästi lahingute ja suurte meeste keskne, vaid just nimelt otsitakse sellist tavainimese kogemust ja
ja eks Eesti ajalugu lihtsalt, kuna meil oli nii suur selline auk seal nõukogude ajal mingite teemade osas, mida me saime ja ei saanud uurida, et eks Eesti ajalugu lihtsalt vaikselt, ajaloo uurimus hakkab vaikselt sinnamaani jõudma, et ma loodan, et ikkagi siin lähiaastatel või vähemalt sellises 10 aasta lõikes hakkab meil selliseid uurimusi ka tulema, et mis nendest sõduritest edasi sai, kellel oli tervised tuksis ja mis sai edasi nendest inimestest, kes said tugevad närvikahjustused ja kuidas neid edasi aidati. Nii et pöidlad pihku, et noored ajaloolased tööle. Hüpates nüüd korraks tänapäeva ja Ukraina sõjani, et palju räägitakse vabatahtlikkusest, väga suur osa on vabatahtlike tööl nii meil kui seal, teistes riikides. Öeldakse, et igaüks aitab, kuidas saab, kuidas oskab. Kuidas vabatahtlikkus toimus Vabadussõja ajal? Jaa, no ütleme, et ta tegelikult oligi hästi palju selline organiseeritud tegevus, sest et kogu see suur ühistöö, ütleme siis katuseorganisatsioonina toimis ju vabatahtlikkuse alusel ja sellega said siis ühineda absoluutselt kõik, kes seda soovisid. Hästi suurt rolli ühistöös mängisid gümnaasiumiõpilased, ka tudengid, aga hästi palju just ka õpetajad. Võib-olla, mis see erinevus on näiteks, et vabatahtliku töö täna ja vabatahtliku töö Vabadussõjas on kindlasti see, et ma arvan, et suurel enamusel meist, kui me praegu läheme appi näiteks kuskile mingile organisatsioonile, kes siin Eestis organiseerib abi Ukrainale või ükskõik, kuidas me oma abi pakume, ma arvan ikkagi, et enamus meist praegu ei tunne sellega seotud mingisugust hirmu, aga see hirm oli vägagi olemas Vabadussõja ajal, sest et see, et me selle sõja kaotame, oli eriti just sõja algupoolel täiesti laialt levinud arvamus. Aga mis see siis endaga kaasa oleks toonud see, kui me oleks sõja kaotanud, enamlased oleks riiki sisse tulnud, siis suure tõenäosusega, või vähemalt see oli levinud arvamus, oleks need inimesed, kes osalesid sõjas ja kes seda sõda kuidagi aitasid, saanud karistada. Ja see ei olnud ainult selline tavainimeste hirm, see oli ka selliste avalike elutegelaste hirm, näiteks kui võtta see sama ühistööorganisatsioon, siis on näiteks teada, et sellistel suurtel grupipiltidel paljud inimesed lihtsalt ei tahtnud pildile minna, sest et siis ei oleks keegi hiljem saanud näpuga näidata, et aga näe, sa olid seal, et sa tegelesid sellega ja sa aitasid. Ja ka lihtsamate inimeste hulgas, et ma mäletan, see oli vist üks Tallinna õpetaja, kes ka kogus ühistöö mingi kampaania raames esemeid, koguti ju kõike, ja siis ta ka oma lastele andis mingisuguse, õpilastele siis mingisuguse nimekirja, et mida võiks kooli tuua, et mida saab siis haiglate sisustuses ära kasutada, seal võib-olla mingisuguseid söögiriistu ja selliseid tarbeesemeid. Lapsed siis hästi entusiastlikult ikka tahavad aidata ja läksid koju ja kogusid neid asju ja viisid kooli. Ja kuidas siis hiljem mingi osa lastevanematest esitas siis selle õpetaja vastu sellise avaliku noomituse, et kuidas nii saab ja kuidas ta ikkagi ei mõtle, mis kõik selle tagajärg võib olla. Aga nagu miks nad seda tegid, olidki see, et nad tegelikult ise kartsid, sest nad kartsid, et mis võib saada, kui siis ühel hetkel sul siis on teada, et sina olid üks nendest abistajatest. Et taaskord siin võib-olla jälle võib öelda, et kuidas siis see aeg on praegu muutunud, et või võib-olla meiega siuke ajalooline mälu on muutunud, et me tegelikult ikkagi ei karda sel viisil, nagu me siis kartsime. Küsin lõpetuseks niimoodi, et see Vabadussõda meil tõesti 100 aastat tagasi juba ju olnud. Kas on oluline seda mäletada? Mida see meile annab, kui me oskame näha neid seoseid, mäletame kas või meditsiinisüsteemi toimimistki? Hea küsimus. Ei ole ise kunagi ajaloolasena mõelnud, et kas me peaksime mingeid asju mäletama. Fakt on see, et Vabadussõda on Eesti ajaloo üks selline suur sümbol, on ju. Ja see, et me nüüd ütleksime siin kõva häälega välja, et ei, seda ei ole vaja teada. Et seda me ilmselgelt ei saa teha, et oma ajalugu on vaja tunda ja peaks tundma. Mis mina ise siit enda jaoks olen välja noppinud, mida ma üldse ajaloo puhul alati kuidagi märkan ja otsin, on ikkagi see inimlikkus, mis on alati olnud ja tundub, et õnneks kunagi kuskile ei kao. Et kui me räägime siin Vabadussõja sellisest
et kas me saime mingi aspektiga vabadussõjas hakkama või ei saanud, siis väga mitme koha peal tuleb meil öelda, et jah, me saime hakkama, aga kui me hakkame seda nii-öelda sügavamalt, seda tausta uurima, siis me saame aru, et väga palju on seal seotud mingite väga tublide inimeste entusiasmiga, mingi väga suure hulga vabatahtlike inimeste tööga, kes panustavad oma aega, kes panustavad oma energiat. Ja ma arvan, et see ongi see õppetunni koht, et kui sa tahad, et mingi asi saaks nii-öelda reaalsuseks, siis tuleb sellesse päriselt ka ise panustada. Ja ma arvan, et see ongi vabadussõja üks selline õppetund, mida sa elus tahad, selle nimel tuleb tööd teha. Tahtsime vabadust, sa pidid ka panustama. Soovid sa midagi meie kuulajatele lõpetuseks veel öelda, lisada? Võib-olla rohkem isegi korraks sulle, et mis sa arvad, no ilmselgelt minu jaoks on see sõjameditsiin hästi põnev. Samas on, ma arvan, kuulajatele, sulle ja mulle endale ka hästi huvitav ikkagi ka see tänapäev, et kui me täna siin rääkisime sõjameditsiinis 100 aastat tagasi, et äkki võiks teha intervjuu ka kellegiga, kes oskab rääkida sõjameditsiini argipäevast täna, kes on ise sellega kokku puutunud, võib-olla mingisuguses sellises reaalses sõjaolukorras, et kuidas need süsteemid täna toimivad, kuidas on nagu selles mõttes, et ajalugu nii-öelda muutunud ja kui efektiivne on tänapäevane sõjameditsiin, et mulle oleks see väga põnev, et kuidas sulle tundub? No see tundub väga paljulubav idee ja ma arvan, et paneme rattad veerema ja katsume selle ära korraldada. Ma arvan, et see võiks olla väga huvitav teema. Olgu, aga suur tänu sulle tulemast, suur tänu seda teemat siis jällegi avamast ja meenutamast. Jaa, aitäh sulle ka, loodame, et kuulajatele ka meeldis. Selleks korraks kõik. Kuula ikka Synapsit, kuula meid Tervisemuuseumi kodulehelt või kuula ka levinuvatest podcasti platvormidest Spotify, Google, Apple Podcast, kõikjalt meid võib leida. Ja kui sul on mõtteid veel kellega rääkida või ka millest rääkida, kirjuta julgelt, kirjuta meie sotsiaalmeediasse või kirjuta meiliaadressile kent@tervisemuuseum.ee. Kuulmiseni ja kohtumiseni Tervisemuuseumis.